Head Õhtulehe vaatajad, mina olen Nele Kullarkupp ja toon nende kohalike omavalitsuste valimisteel teieni saated Tallinna linnapea kandidaatidega. Kuid sel korral teete just nimelt teie meie eest pool tööd ära. Nimelt esitate teie küsimused, mis teid Tallinna linnaelu juures kõige enam paeluvad või huvitavad. Ning meie toome teieni vastused. Esimeses saates usutleme Isamaa Tallinna linnapea kandidaati, kelleks on Urmas Reinsalu. Mida teha, et autosid jääks linnas vähemaks ja sõidukorraldus oleks parem? Kõigepealt on oluline, et liiklussujuvuse mõttes me ideoloogiliselt ei piira ka autojuhtide liikumist, vaid meil peab tulema liikluskorralduses peavad olema rohelised lained, et liiklus oleks kiirem. Väga tähtis on ühistranspordikorraldus, et meil ei ainult, et kõik ka linnaosade vahel liikumus bussiliinidega ei käiks ainult südalinnast läbi, see tekitab täiendavat koormust, vaid oleks ka otse linnaosade vahel ühistransport korraldatud. Ja kolmandaks, mida inimesed soovivad loomulikult seda, et liikluskeskkond oleks turvaline, et jalakäijatele, et meil oleks tõukside küsimus reguleeritud selliselt, et nüüd väga palju on ka liiklusvigastusi noortel. Kõige sellega tuleb tegeleda. Miks teed on nii halvad? Kõnniteed, ma mõtlen. Kõnniteede puhul on tähtis see, et nad oleks kõigepealt läbitavad. See on siis, puudutab lume rookimist, et inimestel, eriti erivajadustega inimestel, eakatel inimestel oleks võimalik kõnniteedel liikuda. Ja teine, linnas peab olema peremeetunne. Ja seda peremeetunnet tuleb nii käsitleda, et ei ole pisiasju. Et ka laokil asjade olemine algab just nimelt pisiasjadest, ka lagunenud pinkidest, prügist maas. Ja minu jaoks on väga tähtis see, et linna juhtimises oleks professionaalsus ja oleks vastutus. Ja ametnikud peavad vastutama sellest. Küsimus võiks olla selline, et miks peab vahetama täiesti töökorras olevaid bussipeatusi ja näiteks praegu ma suundun Solarisse bussipeatusele ja seal on nagu nii-öelda teine liin või second line, kuhu lähevad need maakonnabussid. Ja seal on minu meelest 4 või 5 bussipeatust ja ainult ühe koha peal on see väike katus. Nii et kui praegu peaks vihma sadama, siis mina seisan nagu täiesti niimoodi taevaal. Ehk milleks me seda teeme? Kui midagi tehakse, siis minu sõnum on selline, et korras asju ei ole mõtet remontima hakata. Teine on see, et kui bussipeatuste muutmisel tekib juurde rohkem oote paviljoni nii-öelda ruumi ja ka tuule- ja vihmakaitset, siis see on tegelikult praktiliselt väga oluline. Mul on paljud inimesed, ka näiteks Mustamäelt on, kui ma inimestega kohtusin öelnud, et just kui bussipaviljon on nii pisikene, et seal isegi vihmahooga saavad inimesed ka paviljoni katusel märjaks, see ei ole okei. Minul süda valutab Eesti Vabariigi pärast. Ja ma küsin siis teie käest ühe küsimuse. Kaua võib? Mina ka ütlen nõnda ja minu sõnum on kõigile, kes on täna murelikud, et on lootust. Isamaa sõnum on lootuse sõnum ja Eesti vajab muutust ja see muutus algabki kohalikel valimistel, ka Tallinnast. Kas ühistransport plaanitakse tasuliseks teha? Meil on majanduslikult väga keerukas olukord inimestel. Kui me vaatame hinnatõusu, me oleme jällekordselt septembri uudiseid tõid seda, et Eesti on Euroopa hinnatõusu tšempion. Nii et Isamaa sõnum on, et kõik toetused ja teenused, mis täna linna inimestele on, olgu nad tasuta või olgu nad mingi tasu eest, et neid kindlasti ei tohi inimeste toimetuleku mõttes halvendada. Veelgi enam, seoses selle kõrge inflatsiooniga Isamaa peab mõistlikuks, et siis tähtajaliselt ka indekseerida seoses inflatsiooniga lastele ja eakatele minevaid toetusi. Et minu küsimus linna peal oleks, kuidas saavutada õiglased palgad Tallinna linna asutustes? Laiemas plaanis on küsimus see, et sissetulekud kasvavad siis, kui on majanduskasv. Isamaa ülesanne number 1, mida mina näen strateegiliselt, praegu on, et Tallinnas on pool Eesti SKP-st luuakse. Et me peame andma positiivse ja tugevama uue tõuke majanduskasvule. Siis laekub ka linna eelarvesse rohkem raha, siis on võimalik maksta ka linna teenistujatele, tublidele inimestele, kes teevad tööd paremat palkat. Kui ma toon näiteks, praegu oli võimalik ka 100-eurone palgatõus õpetajatele 1. septembrist ja see kindlasti peab jätkusuutlikult ka järgmistel aastatel nii olema ja sellega koos on mulle väga oluline peavad kerkima ka lasteõpetajate palgad.
Ja meil on tegelikult Tallinna linnas on niisugune huvitav olukord, et meil on tõsine probleem just nimelt noortega sotsiaalsektoris, aga ka õpetajatega. Ja ma arvan, et see on koht küll, kus Tallinna linn võiks maksta noortele stipendiumi, kui nad lähevad omandama haridust sotsiaal- või haridusvaldkonnas, et siis, ja kui nad lähevad tööle Tallinna linna ametitesse, siis Tallinna linn seda stipendiumiga neid toetab. Kuidas muuta linn nii lastele, noortele kui ka vanuritele meeldivamaks? Ma usun, et on olemas rida niisugusi praktilisi asju, mis on, et meil oleks hubane linn. Meil oleks kodune ja hubane linn, kus asjad on käe jala juures. Aga siin on väga palju, sõltub ka praktilistest teenustest. Nagu näiteks, kui me kõneleme eakatele inimestele, vajadustega inimestele koduhooldus, et oleks tagatud ka ööpäevaringselt see vajadus. Teine on valvearst näiteks, et on paljud ka noored pereemad, pereisad on võtnud ühendust, et ka on vaja saada, et ka nädalavahetustel oleks võimalik ja õhtul pärast tööpäeva oleks võimalik saada valvearsti juurde. See on niisugune projekt on Tallinnas Isamaa vedamisel juba algatatud, ma arvan, et see peab laienema. Et Tallinn peab olema niisugune mõnus keskkond, ütleme vaimselt inspireeriv keskkond linn. Linnal on oma õhk, linnal on oma aura, kus toimuvad toredad üritused, kus inimesed saavad ka ennast rikastada läbi kultuurielamus. See on hästi oluline. Et mida tema teeks teistmoodi, et kõik valijad temaga rahul oleksid, kes teda on valinud? Oleks ma nii tark, aga selge on see, et kõik ei ole kunagi kõigega rahul. Aga inimestel on väga tähtis niisugune meie tunde taastamine ühiskonnas. Tallinlastele, inimestele laiemalt Eestis. Ja minu jaoks on sõnum see, et Tallinn rahvusvahelises majanduskeskkonnas peab ja on potentsiaali areneda kiiremini. Praegu Riia ja Vilnius, ma näen, liiguvad kiiremini tegelikult. See ei ole okei olukord. Ja teiseks, et Tallinna majandusareng ei tohi toimuda ülejäänud Eesti majandusarengu või arengu arvelt, vaid tegelikult ta peab olema vedur, mis tõmbab ka ülejäänud Eesti majanduspotentsiaali ja inimeste toimetulekut heaolu kaasa. Millal Tallinn saab veel ilusamaks ja rohelisemaks? Ma usun seda, et see on arengu küsimus. Et meil praegu, kui me räägime ilust, siis meil on väga palju niisugusi suurobjekte, mis on ka õhus, mis on laokil. Kui me räägime võib-olla kõige suurema sümboli väärtusega, mida kõik poliitikud on lubanud 20 aastat, linnahall. Seisab kõige kuldsemal, magusamal kinnisvara piirkonnas sadamas, eks ole. Turistid vaatavad, käivad mööda, linnarahvas vaatab niisugune lagunev koloss juba inimpõlve. Ja minu jaoks on väga tähtis, et me pingutaksime Tallinna linnas ka erinevad poliitilised jõud, aga need, kes juhivad riiki, selle nimel, et meil on teatud põhimõttelised küsimused, kus on vaja riigi panust, kus on vaja linna panust, mis puudutab Tallinna väike ringtee, mis puudutab Tallinna haigla küsimus, mis puudutab linnahalli, et me nendes asjades suudaksime jõuda veenva arusaamani, mida meil on võimalik teha. Ja kui ka mingis asjast tuleb ausalt öelda, et see ei ole jõukohane, siis ka see on vajalik juhtimisteave. Linnainimestele ausalt öelda, et need küsimused jäävad kõrvale. Nendes küsimustes me oleme võimelised panustama, leidma arhitektuurilise lahenduse, leidma tegelikult ka finantsilise lahenduse. Praegu ma näen, et niisugust koostöövõimet nii riigiga, dialoogis kui ka linna poliitiliste jõudude vahel on ebapiisavalt. Seetõttu ma tegin kõigile, ka linnapeakandidaatile teistele ettepaneku, et me püüaksime teatud asjades leppida kokku, et inimestel oleks ka, nad ei ostaks ka valimistel põrsast kotis. Ka muu hulgas, et eestikeelsele haridusele üleminekut ei pöörata tagasi, see tingimusteta jätkub, seda ei diskrediteerita valijate silmis, et meil tegelikkuses me saavutame, anname ka lastega peredele rohkem kindlustunnet nii riigi tasemel kui linna tasemel, sest sündivus on tegelikult tõsine probleem ka Tallinna linnas. Väga paljud noored pered lükkavad edasi ka lapse saamist seoses sellega, et elamistingimused ei ole piisavad ja hinnatase on tegelikult, kui ma vaatan korteritele, see ei ole tegelikult jõukohane noortele. Et siin kindlasti linn peab ka andma garantii, mis puudutab noorele perele laenu, et tagatise siis laenu sissemakseks. Ma arvan, see on ka üks samm niisuguse selles loogikas, et noored tahavad Tallinnas elada, siin oma kodu luua ja siia jääda. Kuidas te hoolitsete selle eest, et te normaalseks jääksite? Ma olen püüdnud seda kogu oma elu teha. Et ma arvan, et kõige olulisem on see, et tuleb, jalad peavad olema maas, selgelt tuleb juhtimise puhul eristada olulist ja ebaolulist ja kolmandaks, mis on oluline, mis on kõige naeruväärsem meie väikses riigis, kui niisugused ülemused ajavad nina püsti, siis ma arvan, et see teeb kõigile pigem nalja. Ja eks nende õppetundide järgi ma katsun ka elada ja tegutseda ja ka võimaliku Tallinna juhina.